Nüüd liigume edasi rakendusmatemaatika poole. Jüri Majak Tallinna Tehnikaülikoolist räägib meile juttu, mille pealkirjaks on vähem, aga paremini. Kuulame põnevusega. See on väga nekku kuidagi. Lugupeetud akadeemikud, lugupeetud kolleegid, kõik kohalolijad. Mul on siis täna veidi filosoofiline pealkiri ettekandel vähem, aga paremini. Kui suur osa minu tööst on seotud optimeerimisega, siis seal on see iseenesest mõistetav ja asja juurde kuuluv, et me üritame vähem, aga rohkem teha. Aga numbriste meetodi korral pean siis silmas seda, et me loodame või üritame väiksema arvutusmahuga täpsemaid tulemusi saada. Tutvustaksin kahte suuremat teadussuunda, millega tegelen. Üks on Haari-Lainikute meetod, põhjamiselt siis praegu diferentsiaalvõrrandite lahendamiseks, aga seal on muid teemasid ka. Ja teine tuleb siis hiljem optimeerimisega seotud. Haari-Lainikute meetod võeti kasutusele siis diferentsiaalvõrrandite lahendamiseks 1997. aastal Chen ja Xiao poolt ja siis vahepeal väga aktiivne ei oldud ja hiljem siiski tuli päris palju artikleid sellega. Eestis kindlasti professor Ülo Lepik, akadeemik Ülo Lepik tegeles sellega, selle meetodi arendamisega. Ta jõudis väga väikese ajaga väga erinevaid probleeme lahendada selle Chen ja Xiao meetodiga. Nii diferentsiaalvõrrandid, integrodifferentsiaalvõrandid kui ka siis murdtuletisega võrandid ja nii edasi. Paljud nendest artiklitest ütlesid selle Chen ja Xiao meetodi kohta simple and effective. Mul hakkas sellest kahtlusi tekkima ja uurisin siis selle meetodi koonduvust ja sain siis, et see on teistjärku koonduvuskiirusega ehk siis tegelikult pigem inseneerias on see isegi pigem Harju keskmine. See meetod oma täpsuse osas ja sellest siis tulenevalt sai seda meetodit edasi arendatud ja siis 18. aastal välja pakutud siis meetodi parameetrist sõltuv kõrgemat järku arendus ja sellele põhinev siis kõrgemat järku meetod, millel koonduvuskiirus on siis sõltuvalt parameetrist, kas 4, 6, 8, muidugi vahepeal, kui väga kõrgem hakata lükkama, siis on vaja seda double precisionit ka asendada kõrgema järguga. Siin on toodud ka olulisemad artiklid, need on küll võetud nüüd, kus esimene on koonduvusteoreem, teine on siis veahinnang ja kolmas on siis kõrgemat järku meetod. Et siin ei ole võetud kõige viimaseid publikatsioone, aga võetud siis nagu olulisemad. Ja nüüd, kuna see juhtumuuringud on komposiitmaterjalide valdkonnas, siis on need ka avaldatud Composite Structures ja Composite Part B's. Need on ka teine põhjus, miks nad seal on avaldatud, need on sinna ikka 50% hulka kuuluvad tippajakirjad. Et matemaatikaajakirjades on küll mul Q1 artikleid, aga mitte sellise tipuga. Nii. Ja kindlasti, mis veel võib öelda, Ülo Lepik uuris siis seda Chen ja Xiao meetodit ja Tartus jätkab tema tööd kindlasti Helle Hein oma doktorandiga, aga nüüd ka 18. aastal välja pakutud meetodi osas tehakse ka väljaspool päris palju tööd sellega ja on ilmunud ka üks doktoritöö, mis siis kasutab seda minu välja töötatud meetodit integrodifferentsiaalvõrrandite lahendamiseks, terve doktoritöö siis selle kohta. Ja on ka muidugi artikleid erinevaid. Siit siis ka väike selgitus, mis see meetod annab, võrdlus on siis eelneva meetodiga, see on siis 97. aasta meetod ja see on 2018 siin. Ja kui siin siis vasakul on meil siis kolokatsioonipunktide arv, siin siis parim tulemus oli 10 astmes -4, siis selle uue meetodi korral sama tulemus saadi juba 16–32 kolokatsioonipunktiga, ehk siis see on siis tohutu arvutusmahu kokkuhoid. Ja muidugi koonduvuskiirus, siin on 2 ja 4, siin saanuks, ütleme, meetodi parameetritega veelgi tõsta seda, aga see võrdlus oli nii ka veenev. Nii.
Ja selle kohta võtaks kokku, asun järgmise teema juurde. See näide, mis veel lahendatud on, siis funktsionaalse gradiendiga materjalist tala ja need põhiasjad, mis siin on siis fundamentaalne sagedus, seal siis absoluutne viga ja koonduvuskiirus. Koonduvuskiirus võrgu suhtes. Nii, teine teema on AI-põhiste optimeerimise algoritmide arendamine ja rakendamine. Siin on siis suurem rõhk just rakendusuuringutel, sest esimene pool oli rohkem teoreetiline ikka numbriliste meetodi arendamine ja koonduvuskiiruse tõestamine ja nii edasi ja ikka sinna teoreetilisse valdkonda rohkem. Siin on siis toodud välja mõned sellised doktorantidega koos tehtud tööd, ja nad on tõesti enamusti otseselt ettevõtete rakendused, aga nende lahendamiseks on vaja siis A-põhiseid meetodeid, kuna meil on vaja reeglina leida globaalne optimum, mis nõuab siis evolutsioonilisi ja nii edasi algoritme. Ja teine asi, meil on sageli diskreetsed või täisarvulised muutujad, funktsioonid ei ole diferentseeruvad, nii et tegelikult siin meil valikut ei ole, kas me tahame kasutada AI-d või ei taha kasutada AI-d. Meil tuleb teda kasutada, sest muid häid vahendeid ei ole. Ja mis teised projektid, see klaaspaneeli optimeerimine, siis ka siin, iga üks projekt on tavaliselt ühe doktoritööga, ühe doktorandiga see targad materjalid, kus siis elektroonikakomponent paigutatakse materjali sisse, on siis Henrik Herraneni doktoritöö, see tuulegeneraatori geomeetria optimeerimine, on siis Ott Paabuti doktoritöö teema, ja klaaspaneel oli Tarmo Velskeri doktoritöö teema. Kokku on mul kuskil, kaitseid doktorante on 10 ja nendest siis 8 on sellised praktilised teemad. 2 on mõnevõrra teoreetilisemad, kus sellist otsest rakendust ei ole. Siin on hetkel, üks doktorant veel, Pavel Sükrajev, siis tegeles päiksepaneelide modelleerimisega. Ja siin on siis ka rakendatud tehisnärivõrke, küll kõige lihtsamaid, aga optimeerimine on natuke siin iseäralik, et me ei otsi konkreetset väärtust, aga otsime piirkonda, mis on siis lubatud või sobiv. Veel üks pooleli ole projekt koos materjaliteadustega. Siin rakendame siis geneetilist algoritmi koos närvivõrkudega. Vasakul on siis vastavuse pind, mis on tehisnärvivõrkudega saadud ja paremal siis Pareto front, kus siis on ühel teljel on taaskasutatav materjali protsent ja teisel on siis eri pinge. Ja. Et siin on siis dimensioneerimine alati Pareto frontil tehakse nii, et me leiame mõlemale sihifunktsioonile miinimumi ja siit on siis näha, et miinimumist jääb formaalne miinimum on muidugi 0 ja 0, aga see on kahjuks saavutamatu. Ja selles ülesandes ei ole väga ilusat kõverat kujunenud, kus siis see, kuna iga punkt on optimaalne Pareto frontil, siis meil lõpp-punkti ei olegi nii väga lihtne valida. Sellega veel tegeleme, seal on omad võimalused. Et sageli Pareto front tuleb siis selline kumerakaarega, siis on väga lihtne teda kasutada, aga siin meil on vaja veel edasi tööd teha. Veel üks näide, see nüüd on ainus näide, kus ei ole otseselt minu juhendatava doktorandiga tööd on tehtud, aga ühe teisega see on välja tooda ainult sellepärast, et siin on optimeerimise mõttes väga erakordne tulemus. Kui optimeerimine annab tavaliselt meil 10-15% kasumit või parandab tulemusi, siis siin õnnestus 4 korda vähendada seda jõudu. Siin on siis vaja vähendada kui kokkupuutest Z-suunalist ehk siis liikumissuunalist jõudu või siis jõudude vahet ka. Nüüd multikriteriaalne ülesanne, meil on vaja vähendada jõudu kui ka jõudude vahet. Mõlemad on ohtlikud inimesele või loomale. Ja siin on siis esialgne see jõugraafik on siis selline ja pärast siis 4 korda väiksem. Ja muidugi ükski tavaline optimeerimine sellist tulemust ei anna. Siin on lihtsalt põhjus selles, et seda, mida optimeeriti, oli kinnituskomponent ja kinnituskomponendil lihtsalt geomeetriat natuke põhimõtteliselt muudeti, need voldid said pandud sisse ja sisselõiked ka tehtud ja need asjad kokku, siis nende voltide lisamine, sisselõigete tegemine võimaldas siis saada 4-kordse tulemuse parandamise ja see osutus ka piisavaks, et läbida ka testimised siis kuskil Saksamaal said tehtud, siis litsentseerimised. See Tarmetek OÜ jaoks on see tehtud. Edasi on üks AIRE projekti rakendus. Siin on siis puhtalt teekonna optimeerimine.
2 teekonda. Esiteks siis on viidud, see on muidugi ka, Aire teeb siis ettevõtetele, et on siis punane teekond on kõigepealt viiakse materjalide laost siis kaubad tootmisliinile, siin on 2 tootmisliini ja teine töö on vaja viia siis valmiskaup juba tootmisliinilt siis valmistoodete lattu, ehk siis TV4-st on vaja viia siia VTL1, selleks siis muidugi otsitakse mitu pisemat optimeerimist, tehakse kõigepealt siit TV4, kus me viimati olime, sealt siis kauplattu ja lõpuks veel koju tagasi ka, lähteasendisse tagasi. Et siin on üks koht, kus siis ettevõtte väiksuse tõttu tehisintellekti algoritm jäi kombinatoorika algoritmile selgelt alla. Et sellist meile mujal ei ole väga välja tulnud. Aga eks ta nii on, et kui probleemid on liiga, maht on veel väike, siis tehisintellekt ei pruugi anda paremat tulemust. Ja üks viimased teemasid siis on multikriteriaalsed otsustusmeetodid. Siin on ka kaks doktoritööd kaitstud sellel teemal. Ja siin on siis praegu selles näites on kasutatud Wussi analüütilist hierarhiaprotsessi ja TOPSist. See on siis technique of order preference ehk võimalikult ideaalpunkti lähedase lahendi otsimist ja halvimast punktist kaugema lahendi otsimist. See on üks optimeerimise alamvaldkond, mida saab rakendada väga mitmetes eluvaldkondades. Me oleme kasutanud ettevõtte võtmenäitjate prioriseerimist, aga sama aktiivselt oleme kasutanud seda ka riskide analüüsiks. Näiteks iseseisva sõiduki riskide analüüs, võib ka majanduses olla riskide analüüs. Koos ühe mäeteaduse doktorandiga sai tehtud fosforiidi kaevandamise siis erinevate indikaatorite selline ka prioritiseerimine, siis majandus ja keskkond ja erinevad sotsiaalsed mõjutegurite hindamine ja prioritiseerimine. Siin on nüüd need meetodid hästi palju ja sellel teemal nüüd tegelen ka natuke teoreetse uurimusega, nende uute meetodite väljatöötamise ja hiljem siis ka rakendamisega. Siin see aasta ilmus radar ja radar 2 meetod, mis siis mida saab minu nägemist mööda veel üksjagu siis edasi arendada. Nii. Siin oli siis 2 küsimust, mille poolest on minu tegevus ühiskonna jaoks oluline. Järele mõeldes natuke tundus mulle, et just doktorantide ja magistrantide kaudu mina ei saa neid nii suurel hulgal siia teadusse meelitada, aga nad töötavad enamasti jälle kõik meie Eesti tööstuse heaks. Nii et 10 juhendatud doktorandist vähemalt 7 tööd on tihedalt ettevõtetega seotud. Et see on siis ka oluline panustamine ühiskonda ja muidugi magistritööd samuti. Ja samuti siis hetkel pooleli olevad 7 doktoritööd, millest 3 peaks jaanuaris kaitsma, on ka siis enamus on seotud siis praktiliste probleemide lahendamisega. Selle numbriliste meetodi juurde ma saan väga vähe võtta doktorante, sest enamusel ei ole sellist baasi, selleks siis mõnel üksikul on tehnilise füüsika baasharidus, nemad sobivad. Teistega on see raske. Nii, kindlasti Aire projekti on panustatud ja olen ka mitmete ajakirjade siis toimetuskolleegiumi liige. Siin on nad Q1-Q2 kirjas, aga see on SNP järgi, mis Tehnikaülikool arvestab. Enamus kohtades on nad siiski Q1 kõik, kuna nad on nagu viitamise järgi arvestatakse. Nii, ja konverentside sessioonide juhtimist on ikka regulaarselt, on üks IGNAMi konverents, mida me ligi 10 aastat siis teeme sessiooni ja muidugi siis ka mõnel teisel on siis need ka juhtunud vahepeal plenaarettekanded ja nii edasi. Ja üks teine küsimus oli siin veel, võimalik panus Eesti teadusse. Üks panus on ikkagi ka Eesti, mitte ainult teaduste, aga teadusse tööstusse, et need doktorandid, magistrandid, kes lõpetavad, nad saavad sellise kogemuse ja nad saavad siis oma õpitud ka rakendada, nii et
doktorante praegu näeb tulevat ja minu juhendatud doktorandid on kõik Eesti kodakondsusega, et me matemaatika erialade, me teame küll, et väga hea tase on Indias, Pakistanis, me võime sealt plaani täites 1 aastaga 10 doktoranti võtta, kes ka kõik kaitsevad, aga see ei ole meie eesmärk. Nii et kindlasti saaksin osaleda tehisaru ja ajukomisjoni töös, mis siis AI teemaga kattub. Multidistsiplinaarsust saaks parandada, kuna matemaatika, IT, inseneeria on minu valdkonnad. Võib-olla siin võib öelda ka, et ülikoolide vahelist distsiplinaarsust, kuna ma olen töötanud 3 ülikoolis ja tegelikult isegi 4, kui Audentest ka lugeda, aga see oli vast siuke 1-aastane. Nii. Ja muidugi koolides AI-d peaks rakendama ja kasutama, aga seda peaks tegema mõistlikult. Ja loenguid olen korra teinud akadeemia raames ka ja seda olen nõus ka jätkama. Veebruaris on ka plaanis juba siis Eesti Energias üks loeng. Ja sellega võiksin siis kokku võtta. Aitäh tähelepanu eest. Aitäh. Ja kohe küsimus, jah. See on kahtlemata väga tervitatav, et te võtate Eesti kodanikest ja ainult doktorantuuri. Uutest on 1 välismaalane ka 7. 10 kaitsjat on kõik Eesti kodanikud, aga uuest 7 on 1. Selline strateegia on tervitatav, kuid samas väga erandlik. Kõik meie ülikoolid on täis globaalse lõuna ingliskeelseid doktorante ja minu küsimus on, et peale hea tahtmise ja patriootliku lähenemise, kuidas te seda suudate või ühesõnaga milles on see teie võlu kepikene, et teie seda suudate, aga suur enamus teisi ei suuda? Kuidas et ei suuda? Miks mujal minnakse seda teed, et võetakse globaalse lõuna doktorandid ma pean ütlema, et mul on üks see asi, et mul on enamus doktorandid, pean tunnistama, on ka topelt juhendamisega, et ma olen üks juhendaja. Seetõttu mina teen just seda matemaatilist modelleerimist ja siis algoritme ja siin ka siis on üks asi, mida neil on vaja. Nad tunnevad ise, et on vajadus matemaatika ja modelleerimise järgi, aga enda baas jääb nõrgaks. Et mul enamus on inseneeria valdkonna. Nüüd mõned üksikud on puhtalt matemaatika teemal, töösid on 1 tulemas nüüd jaanuaris. Kas ma saan õieti aru, et siis see põhjus või see võimalus seisneb lihtsalt selles, et teil on inseneeria inimesed, kes on definitsiooni kohaselt rohkem nagu Eestiga seotud, et kui oleks puhtalt alusteadus, siis seal ei saaks teisiti, kui tuleks võtta kaugemalt doktorante. Ei, ma arvan, et saaks ikka, aga oleks raskem lihtsalt, et mul on see ka, et ma ikka ei ole väga ma olen väga varieerivat alasid võtnud ja koostöötanud väga erinevate valdkondade, ise tuleb ka panustada selles mõttes rohkem, et kui ma selle nüüd mäeteadusega tahan koostöö teha või materjaliteadusega, siis mul tuleb natuke rohkem panustada, aga see võlusõna on ikka AI, mis tõmbab ka ligi tegelikult. Kui ma panen oma teemad välja ja seal on sõna AI sees, siis on kohe tulijaid. Ma hästi lühidalt võtaksin siit küsimuse, kas tänapäeval on niimoodi, et matemaatik ilma programmeerimise käsitöö oskuseta hakkama ei saa? Kõik need AI lahendused ja need nõuavad ikkagi päris head käsitööoskust ka IT-alal. Ütleme, minu arvates on küllaltki raske ilma hakkama saada, aga selle sama AI-d jälle kasutavad ka selle sama koodi kirjutamiseks, eks nad niimoodi ka teevad. Et tsükli sees. Maris. Ma siin jätkan kolleegide küsimustega, et teie juhendatud doktoritööd on sellised küllaltki kulukad
kuna siin inseneeria suund on siin igasugused, me kuulsime need teemad, vaatasin, et teil ei ole oma teadusgrante üldse, et kuidas need tööd on rahastatud, et kas on nii, et ettevõte nagu tellib mingisuguse uurimist, mis on nagu tööstusdoktorantuur või on rahastus teiste juhendajate kaudu või kuidas see on sellises teadustöös käib jah, teil? eks seda on erinevalt, aga ütleme, tudengid on ise, need on enamasti ettevõtte projektid, need ei ole niisama projektid, need tudengite rahastus on suuresti ka ettevõtete põhine. Ja kindlasti ma olen koostööd teinud väga paljude teistega, et ka teisi rahastusi on kasutatud ja muidugi materjaliprojekt ikka mõni aeg tagasi oli, siis ütleme siin üks teema jäi ka sinna sisse. Et mul oli see materjaliprojekt, mis oli päris suur, aga teisipidi jälle, eks seda peetaksegi surmapatuks, et ma seal komposiitide ajakirjas avaldan ja see grandikomisjon lõi mu nii sügavalt maa sisse, et nina otsagi ei jäänud välja. Selle eest, et mul matemaatika, koonduvusteoreemid on avaldatud mitte matemaatika ajakirjas, aga Composite Structures või Composite Part B. Et seda on ka väga pahaks pandud. Ma ise küll olen otsinud ja vaatanud, et multidistsiplinaarsust, aga teinekord tuleb selle eest ka maksta. Et see on üks suurem asi, et ma olen kahe komisjoni vahel, kui läks see, mis juhtus loodusteaduskonnas, aga kui lähen inseneeriasse, siis nemad vaatavad, et ma võiksin olla loodusteaduskonnas ja loodusteaduskond vaatab, et ma võiksin olla inseneerias. Selline väike vastuolu on. Mart Saarma. Aitäh huvitav ettekande eest. Ma sain aru, et te arendate ja rakendate tehisarupõhiseid algoritme. Ja see rakendamine, siis sellest tuleb esimene küsimus, et kas teil on tööstuslepinguid ja kui on, mis mahus nad on? Ja teine küsimus, kuna tehisaruala on kõige kuumem patenteerimise ala, kas teil on patente? Ei ole patente ja patente ei ole ja ütleme, et võib-olla on ka see põhjus, et need projektid ei ole nii suured ja need on liiga väikesed võib-olla. Aire projekt ja sellised, nad on ikkagi sellised, iga projekt on 4-kuune, et seal selliste tulemustel, mida patenteerida reeglina ei jõuta. Ja AI alal ütleme, et seal on mul olnud ka siiski see rakendamine eesjoones ja ütleme, uute meetodite arendamine on kindlasti sees, aga ta ei ole domineeriv. Lepingud ettevõtetega hetkel midagi sellist suurt ei ole. See õue projekt on ja siis on kaitsetööstusele teeme, aga ma ei ole selle projekti juht, aga kaitsetööstusele teeme küll. Ma küsiks ühe küsimuse ise ka, et kas Eesti inseneeria vajab rohkem matemaatikuid ja kuidas neid sinna võiks saada? Jah, vajab rohkem ja seda nüüd see uus rektor on ka väga aktiivselt välja käinud. Meil on matemaatika valdkonna seminarid ja tehakse tööd. Ja see arvutamine, nii et sellest on aru saadud ja see praeguse rektoriga liigub ka sinna poole. Võib-olla ka nagu Tartu-Tallinna koostöö oleks siin vahel? No kindlasti mina nagu teengi koostööd Tartuga ka Helle Heinaga, kes sellel lainikute teemal jätkab kindlasti, oleme kogu aeg teinud. Aitäh! No nii, aitäh!